Alexela ja Tikupoiss tegid seda taas. Võimas laad koos elektriautode demopäevaga. Kokku ligi 130 kauplejat, üle 30 elektriauto ning tuhanded rõõmsad inimesed, mõnusat melu ja sügisilma nautimas. Pidevalt tuleb autosid nii palju peale, mida näidata. Ja tegelikult võib see üritus, demopäev siin täitsa traditsiooniks ka kujuneda, sest kevadine üritus, mis oli kevadlaat, esimene auto müüdi 15 minutit ennem, kui laat sai alata. Ja pärast seda ka automüüjatelt tuli nii positiivset tagasisidet, et küsiti, et millal, kas me teeme veel järgmine aasta. Ma ütlesin, et mitte järgmine aasta, vaid me teeme seda sügisel. Ja täna ka ringi käies siin, milline positiivne emotsioon on kõikidel automüüjatel. Nii suur huvi on elektriautode vastu, tehakse proovisõite. Seda üritus peab kordama veel ja veel ja veel ja veel. Ja muidugi mõista müüdi elektriautosid ka nüüd, sest esindatud oli ju väga lai skaala. Lihtsamad ja odavamad, ligi 30 000 eurot maksvad masinad ning luksuslikud ja enam kui 100 000 eurot maksvad elektriautod. Arvatakse, et elektriauto on kallis, elekter maksab palju. Ma ütlen nii, vaadates siia posti otsa, mis on bensiini hind 1,83 € või mis ta siin on, jah, 82,9. 10 liitrit 100 bensiini kulu, meil on 18 eurot 100 kilomeetrit sõidukulu. Elektriautoga kodus laadides 1 euro, 2 euro, 3 eurot. Täna öösel ma panin endal akut täis ja kulu 2 eurot 100 kilomeetrit. See on ikka oluliselt odavam, kui sõita bensiini-diisliga. Ja kui võttagi, et elektriautod maksavad palju, siis tegelikult arvestades, kui palju me säästame kütusekuludelt. Bensiini kulu aastas võib olla 3-4 000 eurot aastas. Kodus laadides elektriautot 400-500 eurot aastas. Seega elektriautoga on selgelt soodsam sõita kui sisepõlemismootoriga autoga. Omamiskulud aastas väiksemad, säästame raha. Tegelikult oleme toonud elektriautot koju kätte inimestele. Inimesed tulevad laadale, tuhanded inimesed, kes päeva jooksul läbi käivad. Kujuta ette, kas sa läheksid, kui sa tahaksid elektriautot osta, et sa lähed ühte, teise, 3. salongi, 10. salongi, 15. salongi. Kui palju see kõik aega võtab, ette kokku leppimine. See on tohutu ajakulu, mis läheb. Aga sa tuled siia, sul on võrrelda kohe 1, 2, 3, 30. Sa saad kõigiga nendega teha ühel samal päeval proovisõidud ja sul on momentaalne võrdlus olemas, mis sulle kõige paremini sobib. Ehk et siin ongi eesmärk on see, et tuua näidata, et elektriautod on olemas, murda igasugused müüdid. Me saame siin rääkida laadakülalistele, mis asi elektriauto on, kui kaugele sellega saab sõita, mismoodi see laadimine käib, aga kõige suurem väärtus on ikkagi see ja eesmärk. Inimeste teadlikkuse tõstmine ja tuua autot koju kätte, igaüks saab proovida.